Nii, tere head sõbrad. Need sõbrad, kellel on ümber oma ilusate aedade rajatud kunagi hekid, just okaspuuhekid. Nüüd täna ma pean siin silmas eelkõige smaragde ja brabante. Ja mida me siis täna siin teeme? Puhastame. Aga mida? Signe korras tuled mulle appi. Siin on igas smaragdis praegu siis on seda vana okast, mis on siit ülevalt siis varisenud võrasse sisse, mis ei pääse kuidagi välja. Nüüd on näha, et mida see vana okas siis teeb. Ta ei lase siin õhku liikuda. Ja siin tegelikult see tüvi, hästi vaadata, on isegi märg. Ta ei saagi ära kuivada seal. Praegu on küll üsna kuiv väljas, aga sügise poole siis, kus ma näitan, äkki leian mõned seened külesse siit. Et need on sellised haiguskolded. Leiame mingit seeni. See on ideaalne kasvukeskkond nendele seentele. Ja siis aimu anda siis tegelikult, kui palju siit on välja tulnud. Et sealt poolt on meil nüüd justkui valmis saanud. Ja kui ma nüüd siit avan mõne puu, siis on siit puhas, õhk käib läbi ja tüvi on kuiv. Ilus. Et kui ma panen siia sisse selle kaamera, hopsti, siis on siit seest enamus vana selline okas on välja saadud. Et nõnda viisi. Ka elupuud ei ole täiesti hooldusvabad. Et ka siit tuleb vana varisenud okast välja kakkuda. Ja siis veel, nagu ma mainisin ennist just okaspuid. Siin on seda. See haiseb ja siin on näha ka, et seened on siin hakanud elu elama. Ja siis oled hea, Signe, äkki mul tuled korraks veel appi. Lähme vaatame veel ühte kadakat, mis on ka, tegelikult on tal ju välimusel, häda pole midagi. Aga nüüd, kui me sisse läheme, see korraks on teine maailm. Hoba. Vot nii. See tegelikult seest haiseb siin. Äkki Signe oskad ise ka midagi rääkida nende okaste asjade kohta veel? Siin ei olegi midagi öelda, need tuleks lihtsalt ära puhastada. Siia näha on, et siia jäävad lehed ka kõik kinni. Et siin juba kõik hallitab tegelikult. Et see kõik on ära puhastada. See kõik on märg siin. Ja. Isegi kui täna on selles mõttes on kuiv. Väljas on juba kuiv, ära kuivanud kõik, aga näe, siin istub nüüd okste vahel istub selline peotäis. Korras lugu. See tõesti haiseb. Et distantsilt on justkui ilus vaadata. Aga sees nendes puudes on hoopis justkui teine maailm. Et soovitan, kellel vähegi aega ja võimalust on, siis raputada oma elupuud sellest varisenud okastest puhtaks. Et see on ikka košmaar. Aga igal juhul tänud selle pika video kuulamisest ja kohtume järgmises videos. Aga kena, tšauki!